Jou, ongi juba 17. osa kätte jõudnud, et mida ma siin jätkuvalt üksi teen. Ja viimased osad tegelikult lähevad väga hästi kokku oma vahel. Ja neid osasid ma tegelikult, neid teemasid, võib öelda, et ma pean väga oluliseks. Ja selles osas siis tuleb teemaks, mida sa teeksid, kui sa tead, et sul ei ole võimalik ebaõnnestuda. Ehk siis, kui inimestelt seda küsida, et siis tuleks ju igasuguseid vastuseid. Et ma teeks seda, mis iganes, eks. Et ilmselt neid mõtteid on väga erinevad ja kõigil on need väga huvitavad. Siiski neid otsuseid ei hakata ju mitte kunagi põhimõtteliselt tegema. Et kuna kusagil mõtetes teatakse, et neil on võimalus ebaõnnestuda ja ma parem ei hakka siis proovimagi. Ehk siis jäävad selle vana hea hirmu taha kinni, et millest me oleme siin eelnevalt ka rääkinud. Et ma arvan, et see on väga kurb nii mulle, sinule, kõigile teistele ka. Et kui me laseme ebakindlusele tagasi hoida just sellele, et mida me väga tahame ja mis meile väga korda läheb. Et ma ei tea, olgu mis iganes see on, et olgu kaalulangus, raamatu kirjutamine, podcasti tegemine, maailmas ringi reisimine, eks. Mis iganes see ka ei oleks. Et kui meil on mingisugused ideed, aga me ei tee neid ära, siis me kardame ebaõnnestuda. Et mul meeldib sellega kohe üks lugu, et ma kuulan ühte ülihead podcasti, kus siis, kui uusi osasid peal tuleb, ma olen seal põhimõtteliselt kõik ära kuulanud juba, et mille nimi on siis Empire Show, kus selle host Pedros rääkis, et kui ta ostis omale Austraalia karjakoera. Ja need on väga targad koerad, eks. Aga peale seda, kui ta selle ostis, et siis hakkas kohe koer tegema mingi kahtlaseid asju, et kaevas tema hoovis maasse auke, ulgus kogu aeg, ei pidevalt haigeks. Ja kus ta siis arvas, et okei, et sellel koeral midagi viga ja ta viis ta looma arsti juurde tagasi. Ütles, et ma ei tea, miski ta viga sellele koeral, et ta tahab oma raha tagasi saada. Ja kus siis need vastasid seal, et tal ei ole mitte midagi viga. Et sa ei saa teda lihtsalt kogu aeg sees hoida. Et tal on vaja eesmärki, mille nimel elada. Ja kuna tal ei olnudki mingit muud eesmärki, siis ta lihtsalt hakkaski seal hoovis neid auke kaevama, et millegi nimel siis elada. Et väga intelligentsed koerad ja täpselt nagu inimesed, ilma mingisuguse eesmärgita lihtsalt need keeravad ära ja uluvad ja võivad isegi füüsiliselt haigeks jääda. Aga eesmärk ei pea olema mingi kivisse raiutu kindel plaan, eks. Et mida terve elu siis proovid välja selgitada. Et see on sellest palju lihtsam, see on lihtsalt otsus, mida me teeme siis iga moment. Et meie elu suund ongi ju tegelikult üks otsuste jada, mis meid siis juhendab. Suur väike, üksteise järel, kõik lihtsalt ühenduses. Ja iga individuaalne otsus, mille me teeme, viib meid siis kas meeldivusse, heaollu, armastusse, täiuse tundesse, eks, või siis frustratsiooni, ärevusse, tühjusesse. Et ongi kaks suunda sellele, eks. Ja iga otsus, mille sa teed, siis tuleb ühes neist, kas see tuleb sinu kirest või siis tuleb sinu hirmust. Et iga otsus tuleb ühes nendest kahest valikust, kas kirest või hirmust. Aga probleem on selles, et 9 otsust 10, mida sa teed, ei tule sinu kirest, need tulevad hirmust. Ja nagu ma mingis osas siin kunagi rääkisin ka, et meie siis nii-öelda koopaegadel, eks, oli hirm vajalik, et meid siis kiskjate eest turvalisena hoida. Aga praegu on tegelikult asjad ju vastupidi. Et hirm hoopis tapab meid vaikselt. Et näiteks ajakirja Forbes analüüsin on 87% kõikidest töötajatest, kes 9-5 töötavad, on kas õnnetud, neil ei meeldi seda teha või nad ei tunne lihtsalt seotud end selle töökohaga. 87%. Et sellepärast on ka ärevus ja depressioon kõigi aegade kõrgemal tasemel. Et täpselt nagu Austraalia karjakoeral, eks, et meil on vaja seda kirge, milles liikuda. Ja kirg on otsus, mitte lõpp eesmärk. Aga me ei tee seda otsust, sest lihtsalt seda otsust teha ja valida see, mida sa päriselt teha tahad. Et kui sa teed, siis sa pead lihtsalt seisma silmitsi oma hirmude ja ebakindlustega. See on põhjus, miks me seda ei tee. Ja ma toon näiteks kohe siia nagu endast näite. Et on siis hea illustreerida oma mõtteid, et kui ma näiteks alustasin siis selle müügitöö õppimist ja seda siis kõige raskemast otsast, ehk siis kaubanduskeskuste aktiivmüük, eks. Et see ei olnud üldse kerge otsus seda tegema minna.
kahtlused olid väga suured ja ebakindlus oli nii tugev, mida me ei ole mitte kunagi oma elus tundnud. Ja lihtsalt selle ettekujutamine, et ma pean seisma seal ja veel inimesi kõnetama, et see tundus lihtsalt nii ulme. Et arvestades, et suuremas keskuses tegelikult mõõdub sinust ju tuhandeid inimesi päevas ja enamustel on nendest müükarites täiesti kõrini. Et see ei ole üldse nii lihtne, kui see pealt vaadates tundub. Aga sellegi poolest ma teadsin, et kui ma tahan jõuda sinna ja saavutada seda, mida ma oma peas alati mõelnud olen, siis ma lihtsalt pean sellest hirmust lahti saama ja võtma vastu kõik vastu lihtsalt, mis tekitab mulle seda ebakindlust ja pean selle ületama. Et mida ma selle all mõtlen, et see ongi see, et isegi kui sa tead, et sa võid ebaõnnestuda, tasub sul see ära teha ja anda endast kõik, et see nii ei läheks. Kui tead, et selles on suur oht läbi kukkuda, annad sa maksimumi endast. Lähed nende asjade järgi, mida sa oma elus tahad ja mida sa tahad kogeda. Ja kui mõelda näiteks küsimusele, et mida ma teeksin, kui ma tean, et ei saa ebaõnnestuda. See on umbes sama, kui sa tead, et sa saad seda teha, aga kuna sul on siis seal võimalus läbi kukkudes, sa ei hakka seda üldse proovimagi. Et minu arust on täiesti lambine mõtteviis nii sinul, minul ja kõigil teistel. Et pigem küsime endalt, et mida ma ei tee, sest ma kardan ebaõnnestuda. See on küsimus, mida igaüks peaks endalt küsima. Mida ma ei tee, sest ma kardan ebaõnnestuda. Mille tegemist ma ei alusta, sest ma kardan läbi kukkuda. Mis otsust ma ei julge teha. Ja mõtle kõige selle positiivse peale, mis võib sealt tulla. Kui sa lähed siis selle otsuse järgi, et mida sa oled edasi lükanud või täiesti kõrvale visanud. Et mis head selles otsuse vastuvõtmises oleks. Mis iganes, kaalulanguses, podcasti tegemises, mis iganes otsuses, mis valiksega ei oleks, eks. Ja just see, mis on siis sulle seal kõige olulisem, et mis sa sealt nagu saada tahad. Sest sa võid ju seda otsust ju mitte teha ja ikkagi ebaõnnestuda. Et seega miks mitte siis proovida. Ja teadsid, et meil on sündides ainult 2 hirmu. Ainult 2 hirmu tuleb meile naturaalselt kaasa ja need on siis hirm kõrguste eest ja hirm valju hääle eest. Et mõtle sellele, iga muu hirm, mis sul on, oled seal lihtsalt läbi aja juurde õppinud. Kas siis läbi asjade, mida sa oled kogenud või siis läbi teiste, kes oma ebakindlusi sulle peale surunud. Ja kui sa näiteks lapsena midagi piinlikku tegid või kukkusid või mis iganes, sa tõusid püsti ja tegid seda lihtsalt uuesti. Sa ei mõelnud sellele, et mida teised sinust arvavad. Sa teadsid, mida sa tahad ja sa läksid lihtsalt selle järgi. Et sa ei pidanud oma kirge otsima, vaid sa lihtsalt ju elasid seda iga päev. Aga lihtsalt kusagil teekonnal siis sa kaotasid oma enesekindluse. Sest ju 95% sinu tegemistest, kõik, mis sa päeva jooksul teed, see toimub ju alateadlikult. Ja sinu alateadvus ju koosneb ju kogu infost, mida sa oled oma teekonnal kas kuulnud või juurde õppinud siis. Et ongi teised inimesed, meedia, lähedased, perekond, eks. Ja see sama 95% on 5 korda rohkem mõjutatav negatiivse informatsiooni põhjal siis, kui see on siis positiivsete mõtetega võimalik. Lihtsalt, et mu mõte ongi see, et need hirmud ja ebakindlused, millest ma olen nii palju rääkinud ka eelnevalt, et need lihtsalt ei vasta reaalsusele. Need on lihtsalt väljamõeldised. Need on su enda väljamõeldised ja teiste ebakindlused, mis siin nii-öelda siis kiskjate eest turvalisena hoidjaks. Et küsi lihtsalt endalt, et mida ma tahan teha, aga ei tee, sest kardan ebaõnnestuda. Et jällegi, suured tänud, et sa seda episoodi kuulasid ja kui sulle see osa meeldis, siis ole hea ja pane sellele podcastile 5 tärni tagasiside. Kohtumiseni!